Üks korralik padjanägu on siin. Jaa, tšau. Tere hommikust meie poolt. Oo, tubli. Tubli, jaa. Ja tere tulemast viimasesse seeriasse Argipäev beebiga, sest Marta, sest see ei ole enam mingi beebi. Õnn. Sest meie Marta saab 2 nädala pärast 1-aastaseks. Ja see on täiesti sürreaalne, aga samas ka nagu nii äge, et see esimene aasta on üle elatud ja väga hästi üle elatud. Tšau, ossa, wow. Kas sa harjutad iseseisvat püstiseismist? Nii tubli! Plaksu! Jaa! Tähendab siis esimesed 3 kuud oli vaja reaalselt üle elada, sest need olid nii hullud, aga sealt edasi on olnud ju täielik lust ja lillepidu sinuga. On ju? Emme, jah? Ahah. Vot, aga täna on meil väga tegus päev. Me lähme Baby Float beebispaasse ja kes veel ei teadnud, siis selline koht täiesti eksisteerib Tartus ja ma näitan teile, mis seal teha saab. Meie lähme täna pereseansile basseini. Marta armastab ujumist, aga kuna ta on olnud siin natuke haige ja nüüd on saanud terveks, siis ühesõnaga me ei ole vahepeal 2 nädalat saanud taga ujumas käia. Nii et täna siis parandame selle vea ja lähme sinna uude beebispaasse. Marta, kuidas ütled? Aitäh! Miks sa häbened nüüd? Just issile ütlesin mitu korda. Aitäh! Sa oled siuke rõõmurull jätkuvalt. Midagi pole muutunud. Jaa, midagi pole muutunud. Me oleme siis siin faasis praegu, kus emme on kõige olulisem ja iga võimalik hetk on vaja olla emme süles. Kui ma kuskile kodust ära lähen või kui ma tulen koju, siis esiteks minnes, kui ma lähen, on päris hull nutt. Ja kui ma tulen, siis ta on nii rõõmus ja silmi jagub ainult emmele. Samas see on nagu omamoodi armas ka, et keegi sinust nii palju sõltub ja sind nii palju armastab. Nii et ma tegelikult väga naudin seda perioodi, sest et ma tean, et ühel päeval ta on tiinekas. Ja siis emme on viimane inimene, keda ta näha tahab või kelle süles ta olla tahab. Seega tuleb neid hetki nautida. Ja. Ämm. Ja praegu on siis 3 põhilist sõna. Ämm. Mämm. Ja aitäh. Ämm. Ei taha praegu öelda aitäh. Eetrinärv tekkis, jah. Aga häält on sellele inimesele ikkagi antud. Ta nagu ei vingu valju häälega, aga ta seletab nagu ülivalju mingi ta-ta-ta-ta-ta-ta. Ja siis see on nagu hästi siuke valju tooniga. Aga see on nii armas. Ja sinust räägin. Jah, lõua peale tehakse milleks. Üks ilane musi tavaliselt. Emme hambad, jah, pesemata veel täitsa. Täitsa mustad. Marta tegema peaks sul ka hakkama hambaid pesema. Sul on hambari olemas. Ja 6 hammast ka. 4 üleval ja 2 all. Jaa. Emme. Aga jah, tänane päevaplaan on siis süüa. Mina olin siin hommikul mingi 3-4 paiku oma nohuga üleval ja mul siuke tunne, et see on nagu mingi allergia ikkagi. Et kevad alguses oli see õietolmuvärk, mida mul nagu varasemalt pole olnud. Aga mul on kahtlane tunne, et seekord on, sest mul hakkasid silmad nii hullult vesistama ja samas kipitama. Kui oli see õietolmuperiood ja hästi hull nohu tekkis. Ja nüüd on uuesti tekkinud nohu, kui ma lõpetasin selle allergianohu võtmise, nii et äkki ma siis pean lihtsalt kogu aeg võtma seda, ma ei tea. Ühesõnaga väga rõve närgata niimoodi, et sa ei saa hingata. Seega ma tegin auru. Ma tellisin meile Medironist nagu selle sooduka ajal, mingi esmaspäeva ajal sellise pisikese aurumasina, et on tõesti nii vaikne, nagu kuulake seda. Nagu ülivaikne ja töötab üli hästi. Siin on see suur otsik, mis iganes selle nimi on. Ja siis on väike ja siis on veel see siuke toru ka, mis sa saad nagu suhu panna, et kui sul on köha, siis ta niisutab neid hingamisteid ka häälepaelu või. Ei olnud nagu mega kallis ka, ma arvan mingi 30 € soodukaga. Siuke Baby Ono bränd siis
selle järgi leiate, aga tõesti nagu see aitas mind lihtsalt, see tõmbas mul nina nii korralikult lahti öösel, et ma sain edasi magada. No Marta, kuidas käib? Paneme nupust tööle või? Ja Martale oleme ka auru teinud. Jaa, tubli tüdruk. Tubli tüdruk. Meeldib või? Näiteks väike udu tuleb ja. Oi. Martšu. Nii, aga esmalt siis käivitame endale kokku hommikusöögi. Mul on tulnud grillvõikude faas, mida muidu pole olnud mingi 1,5 aastat, aga ma lihtsalt tahtsin. Ja nüüd ma teen grillvõikusid ja teeme siis neid. Teeme ühe pasteedisaia. Tangime ennast korralikult täis, et oleks päevaks energiat. Ja kuna on siuke nohu ja veits veider, siis ma võtan hoopis sooja kohvi täna. Nii, teeme endale termosesse kohvi, et see püsiks kuumana. Ja siin mul on üks putukas ja ma panin sulle ka juustu. Kohe šatsinaga, kui meil võikud valmis saavad, okei? Juh. No nii, ma loodan, ma jõuan seda kõik ära ka süüa, aga ausalt need grillvõikud lihtsalt brings back so many memories. Ja väike kodanik ka sööb juustu. Väikse snäkkina enne putru, et hommikul sai siis piima. Nüüd on väike juustusnäkk, tavaliselt ma olen mingi krõbuski nagu neid snäkke. Mingeid hirsi snäkke või siis porgandiga mingeid organic asju. Aga täna mõtlesin, ma annan juustu ja siis tuleb puder ja siis on juba esimene tudu kell 10 või umbes kell 10. Nii, ma käisin siin vahepeal mööda arstama kuiva köha ja nohuga ja what not. Ja selgus, et ma ei võta piisavalt rauda, aga rauda ma võtan õhtuti siis see mul öökapi peal koos magneesiumiga, sest sellega koos ei tohiks võtta piimatooteid, muidu ta ei imendu nii hästi. Nii et see mul õhtut ootama, aga ma võtan ka C-vitamiini ja D-vitamiini, mille võtmise ma vahepeal täiesti unustasin. Paned sinna peale. Tubli! Jaa! Tubli! Pane siia ka. Pane siia ka sinna peale, Marta. Oih. Natuke mööda läks. Emme peab panema, okei. Et emme paneb siia. Noh? Kohe sulle või? Jaa. Okei. Et emme istub suga. Emme on siin samas. Siuke on see, meil käis Barbora kullad esmaspäeval. Nii mugav on lihtsalt toit koju tellida. Ja Barbora nagu lambist hellitab. Mingi minisuuruses beebikreemi saatis ja mingeid teepakke ja mingid tasuta joogi saatis, mingi limpsi. Üli nice, noh. Nii et teine kordki. Tegelikult, kui ma olen nagu eriti tubli olnud pühapäeval ja ette planeerinud, siis ütleme, et meie pere nagu tegelikult saab kuskil 100 euroga hakkama. Esmaspäevast reedeni nagu toitudega. Mõnikord ma ei jaksa ennast kokku võtta pühapäeviti ja siis ma esmaspäeval nagu paanitsen, et mingi mida ma süüa teen. Pole Martale mingi kotleti nagu materjali on ju. Ja siis ma lihtsalt torman poodi ja võtan kiirelt mingid soodukaga asjad, aga nagu see ei ole väga mõistlik ja pikas perspektiivis nagu jätkusuutlik. Seega ma olen ikka päris tublisti tegelikult nagu teinud seda tellimist ka ja siis ongi niimoodi, et täna meil on kolmapäev ja ma tegin siis esmaspäevaks näiteks frikadellisuppi, mida ma sõin ka teisipäeval. Mikule jagus veel mingi paneeritud kalafile, mis ta ajus tegi ja riisi sinna juurde ja ma tegin veel salatit, kurgi, tomati, punase sibula ja kodujuustuga. Ja siis ma tellisin seekord täisteravrapid ja ma ütlen teile, et see oli viga, sest nagu kuidas need nagu nii ära, need lihtsalt ju komposteeruvad reaalselt, kui ma hakkan selle süüa tegema. Kui ma panen sinna peale sooja hakkliha, siis see läheb põhjast läst katki. Ja kogu mu sisu on taldrikul. Nii et jah, mõtlesin, et olen veits tervislikum ja siis lihtsalt vrapp nagu lagunes konkreetselt käes ära. Nii et ma siis sõrmedega taldrikult noppisin oma toidujäänuseid. Ja millega sina tegeled? Äppi! Nii et täna meil jah kolmapäev, mul on veel plaanis toitude osas makaronid hakklihaga, sest vahepeal nagu, see on lihtsalt vahepeal nii hea teha. Teedki sinna kõrvale selle salati on ja selle sama salati, paned sinna sisse mingi päiksekujutatud tomateid, liivjuustu, no ülihea. Ja minu makaronid peavad olema krõbedad, nii et ma praen ka oma makarone. Nagu koos hakklihaga siis lihtsalt natuke kauem, sest et nagu
need peavad olema sellised krõmpsud. Ja siis see mänguasi, mis ma siin klippalgus näitasin, selle ma ostsin Little Touchi poest. Meil on Tartus siuke pood kuskil Karumurakas, mingi Saalungi 2 äkki, kui ma ei eksi või. Noh, täiesti mingi tehase hoonete kuskil keskel. Ja siis pead helistama ja siis läheb viimasele korrusele ja siis sealt leiad nende valiku ja neil on vist praegu mingi soodukas ka, aga no ma käisin siis, kui täisi nagu tooted ja ma ostsin Martale siis selle mänguasja. Tegelikult ma läksin nagu Ellile, kes nüüd on 1 aastane, ta tuleb laupäeval sünnipäev. Ma käisin tegelikult, ostsin talle sealt kingilistist selle nagu vanni mänguasja, mis tundub ülifun, mis ma tahaks Martale ka osta. Aga lihtsalt mul läks tookord juba mingi peaaegu 50 € nende 2 asja peale, nii et ma olin mingi okei, ma tulen järgmine kord tagasi. Seega ma Martale praegu seda mänguasja ei ostnud, aga see tundub lihtsalt ülifun ja talle väga meeldib vannis aega veeta, nii et ta on oma vanadest mängukatest juba natuke tüdinud seal ja ta kogu aeg tõuseb püsti vannis. Nii et mingit tegevust on talle seal vaja leida. Seega see mänguasja oleks väga äge. Kui ma juba jäppima hakkasin, mis siis veel vahepeal toimunud on? Meil oli eile ühistu koosolek ja sellistel hetkedel ma soovin, et mul oleks see nii-öelda kinnine platvorm või see tasuline platvorm, kus ma nagu võib-olla saaks veits rentida, aga lihtsalt kuna no ma suht kindel, et mitte ükski naaber nagu kunagi ilmselt seda vlogi ei vaata, aga lihtsalt mind nagu teeb nii kuidagi kurvaks nagu inimeste passiivsus ja ma ütlen seda siiralt, et Miku on olnud nüüd 2 aastat juhatuse esimees ja see tähendab nagu 2 aastat full vabatahtlikku tööd. Ta ei saa nagu sentigi selle eest ja ta on olnud väga-väga hea juhatuse liige kõrval, väga-väga nagu kindlate närvidega naisterahvas, keda ma väga imetlen ja kes on nagu väga hea eneseväljendusoskusega, kellega ma siis tegelikult eile selle koosoleku nagu läbi viisime või noh, tema tegelikult viis, ma lihtsalt aitasin kõrvalt. Aga nagu nii kurb on kuidagi näha sellist nagu tänamatust ja ma arvan, nagu päris paljud nagu samastuvad sellega, ma ei tea, kuidas seda viisakalt öelda, aga et kui sul on nagu korteriühistul on ju juhatus, noh, enamasti on ikkagi reeglina ja me peame nagu aru saama, et see juhatus teeb oma tööd nagu full vabatahtlikult. Nagu keegi ei maksa neile, enamasti, vähemalt meil mitte keegi ei saa mitte sentigi. Sa teed nagu oma vabastajast mingi niidad muru, vaata, puhastad mingid veerenne, Miku käis nagu, Marta oli mingi 5-päevane, Miku käis nagu roomas mööda katuse neid no pööningul, et sinna katusel üldse jõuda või vaadata. Et kus midagi lekib ja ta lihtsalt roomas see mingi tuvilaipade vahel. Jaa, kus see Marta? Siin, ma mõtlesingi, kus sa oled. Kus sa oled? Nad kõik teevad seda nagu vabatahtlikult, on ju, oma vabastajast, oma mingi vast sündinud lapse kõrvalt ja siis ikka on nagu mingid veidrad nagu kommentaarid või mingid etteheited või nagu okei, ma ei tea, kas ma jätan selle siia sisse, ma vaatan editides, kas ma julgen, aga meil oli nagu paar kuud tagasi siin ummistus nagu meie trepikoja siis kanalisatsioonis, et alumisel naabril tuli nagu vesi kõik sisse ja me ei tohtinud nagu vett kasutada ja ühesõnaga hästi siuke nagu pingeline olukord. I get it, keegi ei taha, et tal tuleb mingi kanali, mingi haisev vesi kuskile tuppa on ja nagu paanika. Aga esimene asi, mis mina isiklikult teeks, kuna oli ka pühapäev, Miku oli tegelikult juba nagu andnud selle vastutuse ära, et ta ei tegele enam ühistu asjadega. Ja siis lennatakse kuidagi nagu meile kaela, et aga miks te ei tee midagi? Minu esimene mõte jah, isegi kui Miku nagu ei oleks olnud juhatuse esimees, siis minu esimene mõte ei ole see, et nii, kus nüüd juhatuse tüübid on ja miks nad midagi ei tee. See on minu probleem, mulle tuleb vesi tuppa, ma otsin reaalselt Google'ist nagu Miku käest küsiti umbes jaga kontakti, kust kohast ta peaks teadma. See on meie esimene korteriühistu kogemus üldse, meil ei ole kunagi varem olnud kodu, me ei ole olnud kunagi nagu korteriühistus on ju, et meie ju ka tegelikult ei tea on ju, et olge nagu lahked inimeste vastu. Vähesõnagist tuligi mingid etteheited, et nagu pühapäevane päev ka on, et umbes miks nagu kohe ei tegeletud ja miks umbes Miku midagi ei teinud ja nii, kuigi ta oli juba selleks hetkeks nagu öelnud, et ta astub tagasi, et ei tegele enam. Ja siis nagu ikkagi eile tuli ka mingi, aga umbes miks siis midagi ei tehtud või nagu mingit, ühesõnaga pandi nagu tegelikult sõnu suhu Mikule ja see ajas mind väga närvi ja ma ütlesin selgelt ka välja, et stopp, teistele inimestele sõnu suhu ei pane. Miku pole kunagi midagi sellist öelnud. Ühesõnaga, meil läks selle natuke tuliseks vahepeal, see koosolek kestis 2 tundi.
ja Miku ja Marta läksid Elvasse selleks ajaks. Ma ei tea, kas ma nagu ütlesin selle pointi edasi, aga et minu esimene nagu asi ei oleks kohe nagu otsid, nii, kus need juhatuse tüübid on ja esiteks nädalavahetus, need pole koduski nagu. Ma ei tule kuskilt olemiselt ära, sest et sul midagi juhtus, et okei, nagu helista on ja ma ütlen, mul ei ole kontakti, mida ka Miku ütles, guugelda, reaalselt guugelda, helista ja kutsu nagu kohale ja ühistu tasub arve. Ja nii ongi, et nagu inimestel kuidagi kaob nagu see oskus tegutseda ära, kui saab selle vastutuse kellelegi teisele lükata. Me ei ole siin tööl, see ei ole meie põhikohaga töö, see on kõik nagu vabatahtlik, mis me oleme teinud. Miku põhimõtteliselt iga nädal nagu suvisel perioodil niitab muru. Keegi ei maksa talle selle eest. Ta käis just üks päev siin kuuride taga räigelt käna, nagu full jalad, kõik sodi, vaata, riided lihtsalt prükkarisse, aga nagu kedagi ei huvita. Lihtsalt nii, kui midagi nagu halvasti, midagi puudus, on kohe mingi nii, kus see juhatus on ja sorry, ma lähen nagu nii keema. Et kuidas me võtame inimesi nagu nii iseenesest mõistetavalt või kuidagi, et meie enda käed lihtsalt kaovad ära, kui on nagu juhatus olemas on ja siis oli mingi siuke teema ka, et jälle mingi pühapäevne päev on ja ma olin siis nagu Miku kohustused justkui üle võtnud või noh, et sai minu poole ka pöörduda, kuigi nagu I'm just a girl, nagu ma ei tea reast mitte midagi ju. Ja siis üks nagu korteri ühistu liige või no üks elanik siis saadab lihtsalt video nagu sellele teisele juhatuse liikmele, kes saadab selle mulle, sest seda on kodus. Me oleme kõik perega haiged, vaata. Lihtsalt saadab video, kuidas nagu korstnast, nagu vist korstna kõrvalt tuleb mingit vett lihtsalt sajab sisse. Kõigile vaata paanika, mingi mida me teeme. Ja siis üks meie ühistu liige läks vaatama, kes on siuke teadjam on ju, siuke ehitusmees. Ja ta läks ütles, et see ei ole isegi nagu ühistu teema, sest see korsten või see ahi või need mõlemad on nagu ebaseaduslikud või need ei ole nagu seadustatud ja see, et sealt tuleb vett sisse, ei ole ühistu probleem. Nagu me ei saa sellega tegeleda, sest seda korstent justkui nagu juriidiliselt ei eksisteeri. Ja ma mõtlen nagu kõik see paanika, nagu kõik see mingi pühapäevane hommikul rikutud, vaata, lihtsalt kellegi ebaseadusliku korstna pärast. Ja jällegi, nagu mida ma teha saan, kas ma tulen sinna selle teibiga, parandan ära. Mis asja? Põnev elu. Miku nüüd astuski juhatusest tagasi, sellega on hästi, selle teemaga enam tegelema ei pea. Muidugi me aitame nagu igati, kuidas me saame, sest me elame ka siin majas. Mulle läheb korda, et see maja püsiks koos, et ta ei laguneks, et ta saaks ühel päeval renoveerimisprotsessi, et tegelikult seal nagu enne lihtsalt nii palju vaja ära teha. Mu käed ei kukkunud otsast ära, sest et ma ei ole enam juhatuses, et muidugi ma nagu hea meelega panustan siia ja ei oota, et keegi teine midagi kogu aeg teeks. Vot, see selleks, mis veel? Endalegi ootamatult hakkasin korraldama ühte beebipidu, sest tuleb välja, et üks inimene, kellele see usaldati, lihtsalt pole lillegi liigutanud. Minu vaate ulatusse ei mahu see, et minu kallil sõbrannal jääks beebipidu ära. Ei, kindlasti mitte. Seega ma haarasin ohjad enda kätte ja hakkasin orgunnima. Ja selles mõttes nagu tuleb hästi rahulik, süke mõnus, chill. Ma rohkem ei reeda, sest et see sõbranna ilmselt ka vaatab seda vlogi, aga ühesõnaga rõõmuga ja suurima rõõmuga teen seda, et nii äge ja ma väga ootan juba juuli alguses siis. Aga sellega lihtsalt üks suur aga. Mina ja Miku nägime mingi veebruaris või märtsis, et Tartusse tuleb siuke üles nagu Tartu Punch ja mitte ükski teine esineja sealt listist ei köitnud meid, aga kui me nägime, et tuleb Tartusse siia samma Jack Garrett Inglismaalt, kes on minu ja Miku üks nagu lemmikartiste, me ostsime kohe. Me ei mõelnud sekundit, me ostsime kohe ära sinna pääsmed, aga me ei pannud kumgi seda kalendrisse. Ja tuleb välja, et 4. juuli, kui on beebipidu ja kui mehed teevad daddy showerit, siis selle naise abigaasal on ju, siis täpselt see on 4. juulil, mitte isegi 3. kuhu me saaks minna, aga 4. juulil on Jack Garrett ja ma ütlen ausalt, ma olin väga lähedal nutsmisele, sest ma ei nii väga ootanud seda ja just tema kontserdit, ma ei tahtnud ühelegi teisele minna, ma olin valmis nagu ainult tema pärast see summa välja käima ja nüüd me nagu ei saa sinna minna ja see beebipidu on Tallinnas, nii et ma ei jõua ilmselt tagasi ka isegi, kui ta oleks nagu õhtul esineks. Seega tuleb siis vaadata, ma ei tea, selle aasta jooksul, kus ta veel esineb ja lihtsalt minna siis trippida sinna linna kohale või riiki. Äärmiselt kahju, et täpselt niimoodi langes, aga samas see on ka nagu ainuke kuupäev, mis sobis ja mis ei oleks tähtajale nagu liiga lähedal veel. Siuksed lood siis. Ja äge on seega, et mingi koostööd on nagu tulnud, ehk siis ma saan enda seda ettevõtte kassat nii-öelda kogu aeg ju täiendada ja ühel hetkel ma tahaks tegelikult osta päris kaamera. Ja ma ütlesin selle välja, päris kaamera ja päris objektiivi.
et Sony A7 III ilmselt saab valituks, aga ma tahaks täiega nagu kätt harjutada ja kuidagi see fotograafia ja võib-olla ka nagu väikest viisi videograafia oleks minu siuke suund, kuhu ma tahaks liikuda, nii et päris põnev. Samal ajal Marta on seal midagi seadistanud kasside söögimasinas. Martšu, mis sa teed? Martšu, mis sa teed? Noh, ma olen siin pesu voltinud, need lähevad kõik triikimisele. Need on vaja veel ära rugunnida. Siin on veel pesu ära sorteeritud ja Marta nüüd läks 10:30 jäi magama ja ärkab siis 11:20 lähen äratanud üles, siis me saame juba hakata sinna baby float'i liikuma. Võtan talle siis piima kaasa ka, nii et pärast seanssi saab piima juua. Võt, nii et paneme pesud ära, setime valmis ja lähme. Ma panin ennem kaamera laadima, et oleks kindlalt akut seal baby spaas ja siis ma unustasin selle sinna laadima. Ma olin juba täitsa ära pakkinud meid autosse ja valmis liikuma, aga õnneks viimase hetkel tuli meelde. Nii et nüüd käbe baby spaasse ja me oleme jõudnud baby float'i ette. Mikku tuli siis otse töölt, mu pusa on ka seal jõusti maas. Marta oleks peaaegu autos uuesti tuttu jäänud, aga me lähme ujuma. Ujuma, musu! Filmin mõlemaga lihtsalt teloga ja vlog on samal ajal. Sa ei pea muretsema. Kui on savel vabas, sa valete minna mängime sinna. Just. Minna on siin. Rasutata minna, rasutata juurde. Kas tahad rajale minna korra? Oh, Loola, laulad ka, Marta. Beebiga oli sängi, sest sealt teevad siin igasugust. Nii, Miku ja Marta panevad ennast siin valmis. Mina sain vahepeal nii palju targemaks, et käisime siin puhkeruumi läbi, kus on reaalselt kõige peale mõeldud pudelisoojendaja, kohvimasin emadele, siuke ülimõnus nagu hubane valgus. Sul on imetamis siuke tugitool seal, imetamispadjad siin samamoodi. Nagu tõesti iga detail on läbi mõeldud ja mitte ainult nagu sisekujunduslikus mõttes, vaid mugavuse mõttes ka, et sa ei peagi nagu enda kogu tavaarisi kaasa tassima. Et tõesti nagu iga detail on viimsein läbi mõeldud ja see on nii ilus ja nii puhas ja nii uus. Siuke nagu värskuse lõhn on siin, isegi mina oma natuke kinnise ninaga tunnen seda. Saime veel teada, et seal on siuksed 3 nagu minibasseini, kus on siis kõige pisemad. Et nii kui see naba on nagu ära paranenud või see nabakünt on siis ära kukkunud ja näba on ära paranenud, siis juba võib seal vannitama minna ja seal nendes minipassudes ei ole kloori, puhastavad siis O3-ga, osooniga ja suures passus, kuhu meie lähme, et kuna Marta on juba suurem, siis seal nagu hästi tsips on seda kloori ja pärast iga seanssi siis mullitatakse see vann läbi, et oleks puhas uueks külastuseks. Ja kuna nendes minivannides siis lapsevanem ei lähe kaasa, ehk siis lapsevanem ei pea riided vahetama, siis nende jaoks on seal eraldi nagu mähkimisala, kus saad mugavalt oma lapse valmis panna ja pärast siis sisse mässida. Nii et tõesti nagu kõige peale on mõeldud ja nüüd... Väiksemates on sooja vesi ka. Jah, väiksemates on sooja vesi ka, täpselt Mikul jäi rohkem meelde kui mulle. Aga tõesti nagu üli ilus, siuke hästi valge nagu beežikad mõnusad toonid on siin ja varsti saab siia siis füsioteraapiasse ka tulla. Ops. Valmis ja kui sa saad, siis proovi jälle mõelda sellele. Issi pihk on hea suur, võtad ainult tema pea. Et mine te vaata, et ta peaga sinu poole nagu. Joo, just, väga hea. Ja las ta chillib seal. Vaata, pakume sulle tegevust ka võtta. Ainult peast hoiab issi. Ja, siis vesi kannab. Nii tubli, Marta. Väga hästi läheb. Aga nästa korra. Umbes mulle see lonksu sisse jälle meelkad. Keralt hoidma, hoiadki nii nagu enne, siit külje pealt. Siis ta saab lädistada ja siis vesi teda kanna. 1, 2, 3, sukeldu. Tubli. Tegelikult ise ilmselt, et sa võid proovida siis ka nagu basseinis sama asja. Tõmba näi alla ta nagu. Ja las ta ujub ise välja, et oled valmis, et aitad teda siis nii-öelda võtad ta vastu. Kuule, kas tahad veel sukelduda? Ma siin oma näppu parem. See võib-olla siit äkki ühtustab. Tšau, sõber. Kõik hästi või? Aga see on ikka ka läbi teada. Ja lähevad ikka, sama.
nii nämm on see vesi ja klaas. 3, 4. Sukeldud! Tubli! Oi, tubli selle! Veel. Nii, meie 45 minutit väga-väga toredat ja mõnusat ujumistundi on läbi saanud. Nüüd me saame natukene sellised hullata ja suilata ja perega chill-aega veeta, mullata, jah. Et tõesti väga äge oli ja nii nagu vinged harjutused ja mingeid uusi asju ka, mida me ei ole varem proovinud. Nii et väga-väga tore kogemus ja kindlasti soovitame teistel ka siia tulla ja tõesti, et ta on nagu nii uus, nii puhas, nii mõnus. Meest näitan kiirelt ka, siis siin on need nagu beebide ujutamisvannid on jah kõige pisematele ja nagu ma rääksin, siis siin ongi see mähkimisala. Siit kõik need asjad muidugi lähevad ära, aga nagu hästi mõnus ja hästi läbimõeldud. Meie lähme nüüd teeme kehapesu, paneme riidesse ja lähme koju. Me oleme kodus, ma tegin kiirelt endale seda täisterav rappi. Ma panin seekord hakliha kõige peale, et see siit kohe ära ei laguneks siit põhjast. Aga vaatame, kas toimib. Ühesõnaga, parim kraam on peal ja ma olen nii näljane. Nii et head isu mulle. Ma eile lõiksin kõik koostisosad siia valmis, nii et väga uhke endale. Marta just lõpetas oma lõuna. Selline on siis seis pärast söömist. Pesin ta puhtaks, nüüd mängib seal. Maas on siis ka kotletti ja kurki ja kodujuustu. Ma ei tea, palju üldse sõi tegelikult kotletti. Panin juba salfaga ka siia. Ühesõnaga tegelikult sööb nagu avokaadot iga kord, talle huult meeldib. Siis seda kotletti sõi võib-olla ühe ampsu nagu. Aga oleneb päevast. Mõni päev sööb kogu kotletti ära, teine päev sööb ainult ühe tükki. Oi, kas väike väsimus tuleb või? Jämmu. Marta lõpuks ometi magab. Kell on 15:28 ja mina lähen ka magama, sest ma olen nii retsilt väsinud, sest öösel see ülesärkamine ja tänane Martaga toimetamine on täiesti läbi võtnud. No öösel ma läksin iseenda pärast, mitte Marta pärast, aga jah. Ja kurb asi on see, et mu supp, mis ei mahtunud külmkappi, frikadellisupp, no nii hea maitsega ja läks hapuks. Mullitab ja väga-väga hapu ja rõveda maitsega, nii et pean pool suppilist ära viskama, mis on nagu tõesti väga kurb. Aga vähemalt ma sain mingi 4 portsu süüa. Ja siis seda tahtsin ka mainida, et see nohu nagu ei tekkinud täna öösel, see on juba mingi 4 päeva vähemalt olnud või isegi 5. Nii et nagu see ei ole nakkav, lihtsalt see on freaking annoying. Ja just see üks pool, parem pool on nagu täiesti kinni. Ma olen seda humerit endale lasknud, see on siis see lahendamata nii-öelda mereveelahus, mis ma Martale ka lasen või lahendamata merevesi, siis mida iganes. Ja siis me tavaliselt ma võtan selle masinaga, aga noh, kuna täiskasvanud inimene oskab nuusata, siis ma nuuskan. Ja nüüd ma siis teen auru ja viskan ka pikali. Aasta vlog on nagu mõlema teile vahepeal ei vloginudki, aga ma käisin Merka juures, jutusime natukene ja siis Miku vend oma naisega tulid siia Martat hoidma, polnud teda ammu näinud. Ja siis ma käisin poes, shoppasin veits ja nüüd snackitame ja siin vaatame mingit Psycho-sarja. The Carman Family, That's filmi seekord jah, mitte sarja hoopiski. Kuidagi punane valgus on ja nohu ikka nagu on and off, aga praegu on ikka väga on. Et ma tegin endale teed ja ma loodan, et see natukene aitab mind ja hakkame vaatama. Tere hommikust, Marta. Mis sa toimetad? Sa võtad järjest mingi tempsi asju ja siis maitsed neid või? Tšau, Kemsu. Kell on 7 hommikul ja tavaliselt Miku tegeleb Martaga mingi kella 8-ni, aga ta läks täna Tallinnasse, ta on tööpäev täna seal, nii et tuleb hoopis iseennast kokku võtta ja ärgata. Mis sa leidsid? Ärme päris fooliumat sööbuna on ju. See ei ole väga hea mõte, Marta. Ja me ei anna sulle seda, kallis. Little Miss sõi oma pudru ära ja siis viimast ampsu lihtsalt polnud nõus võtma ja hakkas nutma, et ma ta kausi ära peseks, sest ta tahtis sellega mängida ja pudruse kausiga on natukene nagu kehva mängida ja siis ta nuttis see nii kaua, kuni ma pesin selle ära ja andsin talle ja nüüd pannakse siia sisse joogipudel. Ei viska, aitäh. See vaene pudel on päris palju juba üle elanud, kogu aeg lihtsalt visatakse maha ja lihtsalt loodan, et see ei lähe katki. Okei. Päris naljakas, tead seda või? Jah? Päris naljakas oled? Mamma!
täna on meil siis siuke ilm ja ma mõtlengi, et äkki esimese une me teeme toas Martaga. Kell on praegu 8:57, tal on 10-st uni. Või siis me lähme jalutama, Marta, ma ei teagi kumb variant, sest päeva peal läheb veel soojemaks. Ja ma korra isegi mõtlesin, et võib-olla minna nagu Elvasse, aga ma vist ei viitsi ikkagi. Sest Elvas samas saaks nagu passus olla. Mõttekoht. Pean natukene mõtlema, võib-olla tegelikult tõesti oleks äge, kui ma läheks Elvasse. Ma küsin Marelt, mis ta mõtleb sellest. Mul on väike abiline siin nõud ära panemisel. Nii, jah? Võttis tegelikult sealt neid karpe välja. Ja, aitäh sulle. Meil on plaan paigas, ma proovin võimalikult palju kodus ära koristada enne kui me lähme Elvasse. Ja ma nii ootan, et ma saaks lihtsalt ulpida külmas basseinis. Ma pean tunnistama, ma olen olnud ekstreemselt laisk voodi ära tegemisega, aga täna ma tegin. Hakkame kohe Elvasse minema ja kohe näha on, et Kemsule väga meeldib siin. Püherdab mõnuga. Püherde ja väike musikene. Tere vara hommikut, Marta! No, ma ei saa niimoodi. Tahtsin peeglisse jätta, Marta. Kuulan seda Miks mitte Austraalia podcasti. Ja me jõudsime Elvasse. Marta sai mingi 40 mintse magada, aga see peakene ikka vajub ette, nii et meil on vaja tooli, mis käib lamavasse. Ja sest tal on ikka väga ebamugav seal. No endal ka ju. Kui magad pea ette poole, siis kael jääb maru kangeks. Nii et lähme käime koopis ära ja siis lähmegi mamma papa poole. Me oleme kohale jõudnud. Marta mängib siin mamma lillepoti alustega. Ma siin sees tellisin talle sükse telgikese. Ise lähen kohe sinna pets, muidugi hoiad, et väga külm on, aga no ma arvan, minu jaoks ei ole liiga külm, ma pole veel proovinud. Ja kallis. Marta tahab mütsi ära võtta peast. Ei võta, kallis. Meil on vaja seda. Ja, emme paneb ka mütsi pähe, vaata. Ühesõnaga, tegelikult peaks krunnivets madalamale tegema, siis saab selle mütsi ka pähe panna, sest me ei taha päiksepistet. Topi mees on ka siin. Tšau, Topi! Tšau! Martale nii meeldib Tobi. Ja oi, limps. Tobi, aitab, ei. Aitab, liiga palju ka ei saa. Ahah, basseini praegu ei lähe. Emme läheb jalgu pidi, ma võin sul ka natukene. Jah, varbad märjaks teha. Kuidas ma teile näitan? Papa tõi Martale vanni õue. Ma ütlen teile, God bless vanavanemad, sest Mare läheb nüüd Martaga linnatiirule, läheb taga kiikuma. Nagu midagi mõnus lihtsalt. Ja mina lähen varsti jääkülma basseini. See on siis full kaevuvesi. Seega saab põnev olema. Aga nii mõnus ilm, nii mõnus. Ma olen reaalselt nii läbi. Vist päevitsingi sel aastal esimest korda täna. Ja see koomik. Ja autos magama on ju. Miku proovis ta kodus ümber tõsta, tuli meil alla vastu. Ja täiesti ärkvel. Ja kallis. See on täiesti ärkvel ju. Miku ise läks sullitama, lootsi, et Marta jääb magama, aga noh. Nii, ma sain Marta magama 9:30 jaurestajaga. Lõpuks jäi vaatan Maljuka bloogi ja tegin enda rabarberisiirupist müntsi mulliveega. Ja kella 10 õhtune prapp siis ka. Tere hommikust siis ja tegin eile Martale chia pudingut valmis. Panin siia hommikul mangopüreed peale. Nüüd võtsin endale siia kõrvale võiku, et ka süüa ja noh, ma võin seda pudingut vist ise edasi süüa, sest et Marta tahab minu saia süüa hoopiski. Marta vaata njam. Tubli, see ka maitseb ikka, jah. Esimest korda testisin seda kreeka jogurtiga, siis panin chia seemneid, panin natuke kanepiseemneid. Ehk siis hommikuse pudru asemele. See toidab päris hästi. Hoiab kõhu pikalt täis ja nüüd ta tahab mu võikut jälle. Sinna see võiku läks siis. Oli tore teda tunda. Tere hommikust, sõbrakesed. Tegelikult meil on käes juba esmaspäev ja see vlogi viimane klipp, mis te nägite, oli reedel. Ja kuna see päev võttis väga ootamatud pöörded ja ma lihtsalt sain aru, et ma nädalavahetusel niikuinii ei vlogiks, siis ma lihtsalt jätsingi selle klipi sinna hängima ja alustan nüüd uuesti. Või no tegelikult me jätkame lihtsalt selle sama vlogiga, et kuna meil oli laupäeval üks sünnipäev ja pühapäeval hoopis üks matus, siis kuna need on nii sellised perekondlikud ja isiklikud asjad, kus on ka väga palju muid inimesi, kes paratamatult ei taha olla kaamera ees, siis mis on kõigati mõistetav, siis sellepärast ma ei võtnud kaamerat üldse Tallinnasse kaasagi ja jätkame teiega siis siit esmaspäeva hommik kell 9. Ma hakkan Martale endale süüa tegema ja tegelikult mul on 2 teemat.
mis kerkisid nädalavahetusel esile ja mida ma tahan kindlasti siin ka puudutada, sest ma olen jäpator ja ma pean rääkima nendest teemadest. Ja ma eile just palvetasin, et ma nagu julgeks rääkida asjadest, mitte et nagu äkki keegi solvub või ma ei tea, äkki keegi võtab südamesse, et kui need on ikkagi nagu olulised teemad ja minu südant väga puudutavad, siis tegelikult ma pean rääkima nendest teemadest ja ma ei saa karta, äkki keegi solvub minu mõtete peale. Seega, me sööme kõhu täis, siis Marta läheb esimesse unne enne meie mänguhommikut. Meil on siis iga esmaspäev proovime jõuda beebide mänguhommikule. Meie käime siis käputajate grupis. Ühesõnaga, ta peab enne oma esimese tutu ära tegema kuskil 10 paiku ja siis 11.30 lähme sinna. Aga kui Marta läheb tuttu, siis ma räägin teile, mis mul hetkel südamel on. Ja Marta sai mu öökapi pealt kurgupastiilid kätte. Kas sa tood emmele, palun? Väike kutsukene. Marta, sul on see hambus niimoodi. Kas sa annad emmele? Ei soovi anda. Aitäh. Marta, aitäh. Kassidel ka väike möölutamisasi. See väikene siuke mõtlik toimetamine. Sa oled nii armas, Marta. Sa oled nii armas. Jaa. Kas sa tahaksid munaputru, emme teeb sulle? Väikese singiga. Nagu eile hommikul ja kodujuustuga. Oi, nemmu. Nii, aukodanikule lähevad siis munapuder, singiga, riivjuustuga, avokaadoga ja kodujuustuga. Aga see natuke kuum, Marta. Ettevaatlikult siis on ja. Kas sa tahad, ma annan sulle? Ma peaks põllega panema, jah. Nii vana hea ige ja põll. Mis see on? Neelatab juba. Hea tisu tipukene. Kas ma annan sulle kahvli ja lusika ka igaks juhuks? Ei, ma ei tea, kus ta su selle kahvli... siin laua peal. Näed, Marta. Kahvel käib niimoodi sisse, kuigi suht raske on võtta siit. Pead torkama, vaata. Ja lusikaga saab niimoodi lusika peale saab võtta asju. Jah. Ampsti, hea tisu minu kallis. Nii, väike kodanik seal ka hoiab lihtsalt stiili pärast ühte kahvlit käes ja teisega laseb toitu, aga tundub, et maitseb. Ma tegin jäägistis endale pasteedivõikut ja panin tema nii-öelda need munapudru jäägid siia peale, mis tal ei mahtunud taldrikule või mida ta ära nii sööks. Ja minu grillvõiku. Ja kuna meie kuller tuleb täna alles kell 2, ta ei saa varem, või noh, meile sobinud varem, sest me läheme vahepeal mängu hommikule, siis kohvi asemel on mul siin Neptunase vesi, kärab ka ja head isu. Ma panin Martat magama tund aega, sest ta lihtsalt nii räigelt jauras ja ei jäänud. Ja siis ma lõpuks panin pumba sisse, ma ei tea, võib-olla oli siis palav. Tunnistan ausalt, läksin suht närvi, aga eemaldasin toast vahepeal, hingasin sisse välja. Mul pole ammu sellist ralli olnud, nagu ta jääb muidu ülihästi meil unedesse, mingit probleemi pole. Aga võib-olla on asi selles, et me tulime nagu öösel tagasi eile, ehk siis ta jäi justkui autos ööunne, aga ta ikkagi ärkas miskipärast ja nuttis viimased pool tundi. Ja ma ei tea, miks. Ja siis toas ma panin ka teda tund aega ööunne ja nüüd hommikul äratsime 7.45 ja ma ei tea, kas ta on siis nagu üleväsinud või mis, aga ta lihtsalt üldse ei jäänud unne ja lõpuks jäi mingi 10.50 magama, kell on kohe 11.50 ja ma pean teda üles äratama, et siis teine uni oleks pikem, selline 2 tundi. Aga mis ma tahtsin rääkida? Mul on siis südamel 2 teemat ja ma ei ole neid puudutanud, sest ma tean, et see on nagu mõningate inimeste jaoks väga valus teema. Ma hakkan lihtsalt pihta, muidu ma jäängi selle ümber palavpudru rääkima igal juhul. Teemaks siis laste karistamine ja juba see sõna nagu väga tegerdab mind. Ehk siis levib mingisugune nagu vana arusaam, et kui laps ei kuula sõna või jonnib, siis ta peab saama vitsa. Saad aru selle lause nagu välja ütlemine, lihtsalt ma tunnen, kuidas mul nagu pulss tõuseb. Selline asi ei ole okei. Ma saan aru, et see oli kunagi mingi teema, on ju, et laps ikka peab vanemate sõna kuulama ja kui ta ei kuula, siis tuleb karistus. Me räägime hetkel alla 1-aastasest lapsest ja ma ei kuule seda küll tihti, aga mõnikord kas siis nagu naljaviluks või kuidagi jutu jätkuks, kui ma ei tea, Marta teeb nagu paar sükest nagu jonni häält, siis on kohe see, et kas tuleb vits ja ma olen kohe nagu ei,
nagu meie laps ei kasva vitsaga ja meie oma lapsi kunagi füüsiliselt ei karista, sest me oleme täiskasvanud inimesed ja meie suudame enda emotsioone ja käitumist kontrollida. Erinevalt väiksest lapsest, kes ei oska veel enda emotsioone reguleerida. Ja see teema lihtsalt nagu, ma lähen nagu nii põlema, et ma pigem seal päris vestlustes lihtsalt ütlen, et ma ei lähe siia praegu süvitsi, ma lihtsalt ütlen teile, et minu jaoks on täielik no-go nagu mingi füüsiline karistamine, mingi vitsanaljade tegemine, mingi rihmanaljade tegemine. Ja sellel on üks põhjus. Ma olen näinud, mida teeb selline trauma inimesega. Ma olen näinud, kuidas see jääb teda nagu aastakümneteks mõjutama. Ma olen näinud, mida see teeb inimese vaimse tervisega. Ja ma ütlen teile, see ei ole seda väärt. Jah, me vanematena vahepeal kaotame enesevalitsuse, tõstame häält, ma tunnen ennast ülihalvasti, ma lihtsalt hakkan nagu nuttu, ma tunnen ennast nii halvasti, et ma ennem läksin närvi Marta peale ja ma tõstsin häält, ma poleks pidanud seda tegema. Ja nüüd nagu mõelda, et mingite inimeste lahendus siinkohal oleks nagu vitsa toomine. Kuidas sa elad edasi teadmisega, et sa oled enda last löönud? Kujuta ette, sa oled palvetanud, lootnud, unistanud, nutnud, nii väga soovinud seda last enda ellu ja siis see saata ja sa ei oska nagu temaga toime tulla, sa ei oska tegelikult nagu, mis selle nagu vitsa mõte siis ongi see, et sa nagu elad ju ennast välja tema peal, et sina kuuletud mulle, nagu ta on väike laps. Kas see eesmärk, miks nagu siia ilma lapsi tuua, on see, et sa saad olla mingisugune autoriteet ja nagu ülevalt alla vaadata ja öelda täpselt, mida teine inimene peab tegema või? Minule ei mahu sükesi pähe ja see ei ole mitte ühestki otsast okei ja ma olen valmis lõpuni vaidlema inimestega sel teemal, sest et kui mul ei oleks sellist kogemust, et ma olen näinud, mis see inimesega teeb, siis ma võib-olla oleks ka nagu, igaüks kasvatab oma lapsi nii nagu tahab, mida nad kindlasti ka teevad, on ju. Aga minu pere kuuldes öelda mingeid vitsanalju või kuidagi nagu naljatleda selle üle ei ole okei. Ma lihtsalt tahan, et see seisukoht oleks siin selgelt välja öeldud, nagu selges eesti keeles, et see ei ole aktsepteeritav minu poolt. Come on, meil on ju endal ka, me ju ka nutame, nagu see on normaalne, et sa elad enda emotsioone välja. Ma ei ole kunagi öelnud, see ongi teine teema, see ära nuta teema. Ma ei ole kunagi öelnud Martale, et ära nuta. Ta jätkuvalt on väike inimene, isegi kui ta oleks suur inimene, ta ju peab nutma. Kui tuleb kurb emotsioon, see on ainus viis, kuidas ta saab ennast väljendada, vähemalt praegu, kui ta ei räägi. Ta lihtsalt ju nutab, ta annab märku, et midagi on halvasti. Ja ma olen alati nagu seltskonnas ka, kui keegi on mingi ära nutama, ma olen nagu, ta peab, nagu las ta nutab. Ta peabki nutma, kui tal on kurb tuju, kui tal on midagi halvasti, kui tal valutab kuskilt midagi. Ta annab ju sellega märku meile. Et nagu, ma ei tea, kust see tuleb. Ma eeldan, et see tuleb inimeste nagu isiklikest traumadest nagu minevikus. Ja ma mõistan seda, aga jällegi minu laps võib nutta, kui ta tahab. Samamoodi me ju kõik täiskasvanutele ka nutame. Et lihtsalt need on nagu kaks teemat, mis ma tahtsin siia välja panna, mis on täiega nagu mu hingel olnud ja mida ma ei ole saanud kuskil niimoodi väljendada, sest ma tunnen, et kui ma nagu päris elus neid vestlusi pean, siis ma nagu poole lause pealt murdun, sest nagu ma nii väga armastan Martat, ma tahan, et ta saaks enda emotsioone väljendada, ma tahan, et ta ei peaks kunagi kartma, et kui tal on, ma ei tea, halb tuju, et sellele järgneb mingisugune karistus ja ma tahan, et ta mitte kunagi ei peaks mind kartma või Mikut kartma näiteks. Et lihtsalt jah, võib-olla teinekord nagu mõelda natukene läbi, mis me ütleme või kuidas me ütleme või mille üle me nalja teeme, et kellelegi nagu vitsa andmine või kas toome vitsa või kas sa tahad rihma saada, et nagu äkki me lõpetame nende lausete kasutamise aastal 2026 oleks tegelikult tagumine aeg, on ju, et me ei anna nagu enda traumasid oma lastele edasi. Siuke väike mõttevälgatus siia, tegelikult ma pean nüüd minema Marta üles äratama, kell on 11.51 ja mu Barbora tellimus tuleb ka kohe, mis ma eile öösel siis reaalselt tellisin enne, kui ma magama läksin, sest meil on kõik piim ja juust ja kõik asjad on otsas. Ja mõtlesin pitsat teha. Ma ei viitsi seekord ise põhja teha, kuigi võiks, aga see peab kerkima ja mida kõike, nii et tellisin hoopis lehtaigna. Teeme lehtaigna peale seekord pitsa. Ja tegelikult lõunaks ma pean mõtlema, sest me lähme täna nagu õhtul kontustele külla ja seal me saame niikuinii õhtusööki, aga ma pean Martaga tegema väikse vankritiiru, sest Barboras ei olnud põhimõtteliselt midagi nagu värsket saada.
ainult melonit, seda me sööme siis ise kodus, aga ma tahaks täna mingit arbuusi või mingit mustikaid või midagi lauale viia külla minnes. Vaatame ja võib-olla me läheme ratastega üldse, mis oleks nii äge, kui ilm püsib ilus. Martale täiega meeldib rattaga sõita ja meile ka, nii et loodan, et saame siis äkki teha ühe rattatiiru õhtul. Tšoo, väikune kotikene. Nii, emme tõmbab sellega ülesse. Kuule, kas lepime ära, Marta? Palun vabandust, kallikene. Joo. Emme poleks üldse pidanud nii närvi minema. Joo, sa ei olnud lihtsalt väsinud selleks esimeseks uneks veel. Joo, me ei saanudki mängu hommikule minna, aga pole hullu järgmine esmaspäev siis. Juhuu! Ma ei lasknud praegu tuba täitsa pimedaks, sest ma tegin sealt akna lahti ja siis muidu need mõlemad lood hakkavad käima siin üksteise vastu, aga väike koomik, ei tahagi tuttu jääda. Viskab mulle seda mõmmut sealt välja ja siis hakkab nutma. Tuidu aeg, Marta. Nii, ma sain vahepeal oma piisi ehte kätte, ma lasin seda ketti natuke pikemaks teha ja nüüd ma varsti teen riilsi kogu sellest protsessist kokku. Nii äge, ma olen nii rahul, et ma lasin seda pikemaks teha. Igal juhul me käisime vahepeal Martaga mängukal, kus oli mingi huvitav kodanik, kes jõi alkoholi ja rauskas telefoni laste mänguväljakul. Ja nüüd me lähme siis kontustele külla, nagu ma rääkisin, ja me lähme ratastega. Nii et ma proovin teile paar klippi ka teha me sõidust. Marta, ma olen siin! Miku mõnitas mind just, et mul laup liiga suur, mul on vaja suuremat kiivrit. Kiiver ei kata ju pead ära. Kuule, enda sul on suur laup. On väga ilus laup, nagu Martalgi. Jaa, aga see põmle... Tšau! Velo, vend! See uus sild on ju täielik kaif. Jaa. Üli minna. Viisel selle algus... Meil on külas käidud, väga tore selline rataste tripp oli ja mul on siin üks putru ootav näiljane kodanik ja Martal on tõesti nagu mega emme faas praegu. Kontuste juures ka alles terve aeg tahtis minus üles olla. Ma ei saanud mitte midagi filmida seal. Õhtust piima me talle enam ammu ei anna ja ta ei taha ka. Seega õhtupuder siis ainult on jäänud. Sa ei taha putru või? Kas sa kodanik sööd ainult marju nüüd või? No. Puder nagu üldse ei lähe enam või? Ja tisu, ära tervet tükki palun suhu pane. Martas on liiga suur tükk. Vaata, sa tavaliselt võtad kätte ja siis hammustad siit, on ju? Emme teeb sulle väiksemaks siis tükid. Sa pead neelatama ka vahepeal. Põhimõtteliselt putru võin ise süüa, kui tahan. Panin juba salfakas ja sisse, seda ta ei söö. Ja ma annan nüüd ükshaaval maasikaid ja mustikaid ette, sest ta ei ole kunagi niimoodi kugistanud. Ta võtab tavaliselt nagu ükshaaval, aga praegu ta toppis oma suu neid marju täis ja lihtsalt tahnitses ja tõmbas full kurku, nagu sellist asja meil ei olegi olnud. Seega väike õppevideo, kuidas mitte süüa. Ja kell on 20:35, ma lähen teen talle veel ühe mõnusa vanni, saab seal solberdada ja asju vannist välja visata. Meil on siuke faas praegu. Kõik mänguasjad visatakse vannist välja. Meeldivad just marjad, jah? Ja siis mina pean need tagasi panema ja siis ta otsime üles, viskab uuesti välja. Seega see on siuke fun mäng. Aga jah, ja siis 9 paiku läheb magama, nagu ikka. Naljaks ja täna sõime koos pizzat ja siis nagu marju ei suuda süüa, et marju niimoodi kugistab. Aga no eks ma pizzat doseerisin talle ise ka. Jaa. Marta, need sööme ära, siis lähme vanni. On ju?
sa ei soovinud putru? See on siis sinu õhtusöök. Palun. Täna seal americano pitsa peal oli mul oliive ka. Ma unustasin öelda, et ma ei taha neid. Ma ise ei söö oliive, aga Martale andsin esimest korda maitsta nagu oliivi ja talle täiega meeldis. Nii et väga äge ju. Mama, söö see ära, siis lähme vanni. Jump scare, aga mul on mingi täiesti planeerimata glow-up käsil. Mul rätika, ärge muretsege. Teen siin näomaski. Tegin just kehakooriaga. Terve keha. Võtsin oma uue kehakoorja, mis ma ostsin reaalselt aasta tagasi. Ja ma olen lihtsalt nii hull säästumarketi juhataja kohati nagu enda suhtes. Et ma ei võta uusi asju enne, kui ma vanad ära kasutanud. Mul on vana kehakoorja lõpp, mis ei ole nagu üldse hea kehakoorja, aga see mango papaia, lõpetage ära. Seega jah, tegin siis kehakooriaga. Nüüd on näomask peal ja siis ma panen näokreemi, mingid mõnusad spreid ja homme hommikul kell 10 on mul pediküüri ja nagu ma olen nii elevil sellest. Ma juba ootan, et ma saaks teha väikse sädevusega varbakesed. Kindlasti näitan teile ka ja ühesõnaga, kell saab kohe 12 öösel ja ma peaks magama minema. Tere hommikust! Keegi on väga rõõmus. Ja tegelikult on iga hommik siuke tervitab meid oma naeretusega. Me juba möllasime voodis, sest et Miku läks suht varakult ära. Seal on puhtapesuhunnik meil selja taga, kui te mõtlete, mis karauul seal toimub. Meil läks auto täna väga suurde hooldusesse. Mingid õlivahetused ja käigukasti, mingi vedeliku something, ühesõnaga siuke tonnane pauk. Ehk siis laseme kõik korda teha. Meil on auto olnud nüüd, saab nüüd juulis 2 aastat. Ja ma ütlen teile, meil ei ole nagu ühtegi muret, nagu ühtegi probleemi olnud selle autoga. Aga ka suuresti seetõttu, et me nagu väga järjepidevalt ikkagi hoolitseme selle auto eest. Et nii kui mingi tuluke põleb, siis tuleb tegeleda, ei ignoreeri seda. Kuskilt midagi ei kolise. Me käime siis tehase autos oma autokest hooldamas ja remontimas. Ja remontida tegelikult vaja pole olnud, sest me hooldame seda nagu nii korralikult, et polegi veel midagi jõudnud hakata kolisema või murduma kuskilt või mis iganes. Ja see oli ka siuke 6 aega ette planeeritud juba see hooldus või isegi rohkem, et me teadsime, et see tuleb ja see tuleb niikuinii ära teha, et meie auto jätkuvalt meid hästi teeniks. Ja me oleme nii rahul. Volkswagenist siis räägin, et tõesti nagu Passatid, ma ei tea, täielikud tööloomad. Ühtegi muret pole olnud selle autoga ja väga-väga rahul oleme. Ja me siin vaikselt planeerime ka juuli lõppu ühte siukest pikemat trippi või nädalahest trippi siis, et lähme Hiiumaale, lähme Saaremaale, telgime kuskil. Me tahaks täiega rattad kaasa võtta, nii et me otsime praegu sellist ratta nagu raami, kuhu peale saaks panna 2 ratast, minu ja Miku omad siis. Ja meil on ostetud ka Tuule need katuseraamid, sinna peale siis läheb see katuseboks. Seda me saame ka laenata, seda boksi siis, ja lihtsalt kogu matt tuleb nagu töölooma peale panna. Nii et ma väga loodan, et meie auto teeb siis ka ilusti koostööd. Või miks ta ei peaks, aga täiega äge ja ma olen nii elevil juba meie peretripist. Ja ma tean, et Martal on ka mega fun ja me tahaksime nagu rattad kaasa võtta, sest see oleks nii äge liikuda seal puulaius ja igal pool nagu ratastega ringi. Ja Marta on nii väga naudib rattaga sõitu. Vot! Ja siuke nagu üleskutse ka. Miku eile siis on ju ütles, et mul on mingi mega suur laup, nagu mega suur. Lihtsalt nagu maailma suurune laup. Ühesõnaga, mul oleks vaja kiivrit, me siis katame minu suurt laupa, aga nagu kust kohast ma saan selle. Ma guugeldasin kõik kohad läbi, kas ma peaks Prismasse minema jälle, sest me oleme tegelikult sealt ostnud oma perekiivrid. Aga nagu kas seal on kõrgelaupalistele ka midagi või metsikult kõrgelaubaga inimestel nagu mina. Aga õnneks ma pole madalelaubaline, nii et Mamma, kodanik tahab midagi öelda. Mamma. Mis sa sooviksid öelda? Et sa oled nii armas. Nii vä. Sa oled maailma nii kõige nunnum Peppi. Ja viimaseid nädalad veel Peppi ja siis sa oled juba väike laps. Joo, emme Peppi. Kui tegelikult, olgem ausalt, ta ei ole ammu enam Peppi on ju. Ta on täiesti täiskasvanud inimene juba. Njämm, Martakene, see ei ole üldse njämm. Emme teeb sulle mingit võikut ja muna ja värki.
jah, putru me enam ei taha, mul on siuke tunne. Eile täiesti keeldus pudrust. See on Marta lemmikraamat. Roosi suvi. Mamma kinkis sulle selle, jah? Mamma tuleb sind täna hoidma ka muideks, Marta. Emme läheb varsti pedisse. Väga mõnus ju tagurpidi raamatut lugeda. Nii, aukodaniku hommikusöök. Rössai, mamma juustupannkokk, singimunaga omlett või mingi segu eilsest on ju. Ja kodujuust. Ja tisukallis. See on rössai. Barbaras oli mingi diil. Maksimas on ka praegu, et 4 tükki vist on 1,50 äkki neid kohukesime. Jääkohv. Ja väike kodanik naudib oma toidukest, kuigi üks õnnetuke on maha visatud, aga pole hullu. No väike Maugli. Kõik täis plätse. Ära sinna pane tibu. Siika ei tantsuku sisse. Mö. Sükest pulli me siis teeme vähemalt 2 korda päevas. Hommikuti nüüd pudru asemel on ka hommikusöök ja tundub, et õhtuti tuleb hakata ka kodanikule mingit päris mussikene. Päris toitu pakkuma. Mamma, jaa. Ja tegelikult peaks üldse topsist talle pakkuma juua, aga ma ütlen ausalt. Praegu ei viitsi. Ta tegelikult oskab küll topsist juua, aga praegu oleme pudeli peale jäänud. Kuigi tuleks vaikselt harjutada ja varsti peab vist piima hakkama pakkuma, mida aastaseks saab. Nagu põnevad ajad. Ja lusikast ta ei saa üldse aru nagu selle funktsioonist. Kahvliga ta on natuke isegi proovinud süüa, aga lusikas on väga keeruline kontseptsioon, see visatakse kohe maha. Päris hästi söödud, kuigi jah, mõni röst sai lõpetas maas. Ja nüüd ma lubasin talle väikseid mammusid ka. Ehk siis mustikat ja maasikat natukene. Sina oled siuke korralik kardio trenn, see siia ronimine. Kas Marta tahtis ennast näha? Ei tahtnud. Vabandust. Ühel kodanikul on siin meetrised küüned ja ta just kriimustas mind nendega, nii et tuleb väike krokodillvillitiir. Kas paneme krokodillvilli käima või? Sa tead, kui on küünte lõikamise aeg, siis saab krokodillvillit. Jaa. Issi kontoga siis pole reklaame ka. Kas sa juba näed või? Kikiriki ja hauhumu, kikiriki ja hauhumu. Meie talus elab palju linde loomikalu. Mu, lehma hääl käib nii. Marta oskab juba päris hästi vastu puigelda, nii et natukene vaeveln oli see, aga saime lõpuks lõigatud. Apper on nii kõvaks pane, Marta. Oot. Paneme vaiksemaks, jah? Palun. Ma hakkasin lõunasööki tegema, ma praen siin veise hakkliha, siis ma natukene juba ahjus küpsetasin seda lehtaigna põhja, sest kui ma panen ta koos nagu pitsa nende lisanditega, siis ta jääb nagu liiga tooreks minu jaoks. Ja ma tegin väiksed augud, panin ahju mingi 10 minutiks. Samal ajal lõikasin, kusjuures Selverist ostetud arbuusi, täiesti okei. Soodukaga oli mingi 2 euri midagi selline veerand arbuusi. Mul on siin väike abiline ka ja panen külma, siis seda on nii hea õhtul süüa või siis pärast pitsa söömist juba. Ja Martale sulatan ka selle kotleti ülesse sügakülmast ja mingi avokaado ja kodujuust ja siuke väike möks juurde ja ongi lõuna olemas. Enne kui ma meie pitsa juustu alla matan, siis ma näitan teile, ma panin veise hakkliha, maisi, no siia ainult, sest et Miku ei või maisi süüa, muidu on pahandus, peperooni, salami, punane sibul, sest meie pere armastab punast sibulat, mozzarellat ja nüüd siis tuleb riivjuust ka veel peale ja siis läheb ahju. Marta on väga rahulik laps, välja arvatud juhul, kui tal on kõht tühi. Nüüd muutsid häbelikuks või? Jah? Mamma! Tahad või? Kodujuust, avokaado, kanakotlett ja kirstomatid. Juhuu! Võtame podi ära. Lõikasin murulauku siia väiksesse topsikesse, siis selle saab pärast panna sügavasse. Kunagi tulevikus võib-olla supi sisse ka panna. Kassidel tuleb just krõbu praegu. Jaa, kiisudel on krõbu aeg.
ja panen pitsa peale ka, ma sain just pitsa valmis. Vaadake seda iludust, yummy! Aga enne veel, kui ma saan pitsat nautida, siis tuleb see kodanik puhtaks käsida, uus messu panna ja podi selga panna. See ei soovi vett. Sul on Marta, vaata siin veel. Vaata. Siit tavaliselt nopib välja ka endale need. See on jah kodujuustu, see on sulle maitseb kodujuust, jah? Kõik sõid ära ilusti, aga tomatid sulle vist ei maitse, siin et sa ei söönud. Kliipu põgenes, Kemsu chillab ja Marta... Oi. Kahjuks need ma pean ära võtma, Martakene, ja need jäid mul siia. Aitäh. Siin on käärid ja viil. Ja nüüd on minu kord süüa pitsat. Panin peale seda murulauku ja head isu mulle. Siis kui loodad, et saad rahus süüa, aga üks tänn on ka siin. Tahad maista või? Ma võin anda sulle. Palun. Tavaline harilik lehtaigen. See oli ikka kõht tühjaks või? Marta esimene vaniljijäätse proovimine. Kuidas maitseb? Algul oli külm, see ehmatas ära. Meeldib või? Tšau, sõbrakesed. Tšau. Kemsu ka siin. Okei, tšau siis, Grifu. Nagu te mäletate, siis eile ma panin Martat esimest suunne tund aega. Teise unne pool tundi. Täna esimest suunne panin mamma. Ta ütles, et kuskil 15 mintsa läks. Ja nüüd teine uni. Ta uinus 2 minutiga. See tähendab seda jätkuvalt, nagu kinnitab fakti, et unede ajastamine ja graafik on lihtsalt nii oluline, nagu et su enda vaimne tervis ja mõistus säiliks. Panna kedagi magama tund aega. See on ulme, aga 2 minutit täiesti tehtav. Ja kui te mäletate, siis meie unede teema oli ikka täielik fiasko, nagu jaanuaris. Ja sellepärast ma kutsusingi unenõustaja, et ühesõnaga väga oluline on ikkagi jälgida, et laps oleks päriselt väsinud. Nii et hommikul, kui ta ärkab mingi 7:30, siis ta jaksab olla selline 3 tundi üleval, ehk siis 10:30 esimene uni. Ja sealt edasi jaksab ta olla 4 tundi üleval, ehk siis 14:30 järgmine uni. Ja õhtul siis ka selline 4 tundi või 4,5 isegi. Seega jah, ma nüüd ise ka puhkan natukene. Tal on nüüd siis 2-tunnine uni, ehk siis 17:10 ärkab. Ma rääkisin teile, kuidas ma olen säästumarket juhataja ja siis nüüd ma teen teile siia vlogi lõppu hauli, sest et ma üle pika aja tellisin endale mõned juuksehooldustooted ja varusin neid näkki asju ka, mida ma olen ülikaua tahtnud teha. Näitan teile siis kõigepealt, mis ma näkkist tellisin. Ma olen aastaid, nagu nii kui need välja tulid, ma hakkasin kohe kasutama. Tükk šampoon ja tükk balsameid ja siis ma hiljem avasin ka, tulid uued tooted, see tahke meigi eemaldaja. Kahjuks ma mingit jätsin ta nagu niiskena karpi ja ta läks hallitama, nii et nüüd ma tellisin siis uue, täiega mõnus kummeli lõhnaga ja ülihea reisidele võtta, trennidesse võtta. Siis selline uus Glow & Grow šampoon. Mul ei ole küll tegelikult juukse kasvu nagu vaja, aga noh, läikida võiks ikka. Sikke rosmariini ja eeterlike õlidega vist, kui ma ei eksi. Green tea ja coffee oil. Jah, rosmariini õliga siis. Siis vana hea see aktiivsöega. Lõhnab nagu see, vist on Hugo Boss, jah. Hugo Bossi see meeste lõhna oli mega hea lõhnaga. Väga hästi puhastab. Siis tahke raseerimiskreem. Mul on selle karp olemas, nii et ma tellisin selle pakendi vabalt ja see siis samamoodi. Ja siis tellisin passion fruitiga selle balsami. Ja need kõik lihtsalt nagu lõhnavad nii hästi. Ja siis tellisin esmakordselt neid käsnasid, 4 tükki. On see üks fänn taga taustal. Ma panen selle siis siia karbi põhja. Ja see siis imab seda niiskust ära, et trennis tuled, trennis ma ei saa kuskil kuivama jätta, siis karpi pannes nagu panen käsna alla ja kodus siis võtan karbi lahti, et on kuivama ilusti. Kuni järgmise korrani. Vot, see oli näkist ja nüüd ma näitan, mis ma Lovertest tellisin. Ma ei ole Lovertest mitu aastat tellin. Aga sa läid päris head soodukad -20%. Nii et vaatame, mis ma sealt tellisin. Esiteks Chi juukselakk. Number 4 selle tugevusastmega. Mul ei ole varem Chi juukselakki olnud. Ma olen nüüd kasutanud päris pikalt seda Bedheadi oma. See on ülihea, kui sa tahad, et ükski karv välja ei tule, siis tõesti see nagu hoiab ülihästi juukseid. Ma olen hakanud väga palju juukselakki kasutama ja ka keeli. Sest ma päris palju juuksed kinni. Ma korraks proovin seda.
kuna ma lähen kell 8 trenni, siis ma teen juba väiksed soengut valmis ja siis ma alati tõmban siukse väikse harjakesega, et juuksed ei jääks kuidagi nagu tükki. Vot, päris mõnus. Ühesõnaga unustasin mainida, et ma tellisin selle sellepärast, et nagu uue selle laki, sest et see on täitsa tühi juba. Nii, järgmisena siis siuke burrito keelkreem. Väga-väga mõnusa kerge koostisega. Mul on vaja sellist igapäevast näokreemi, sest mul on muidu Kiehl'si oma, aga see on nagu nii kallis, et vahelduseks võib olla midagi muud siis. Selline keeljas kreem siis. Siis seal oli väga hea hinnanguga selline nina patch, ehk siis need poolitsad puhtaks teha. Siin üks väikene emmekas. Näitame, mis emme tellis. Selline Beauty of Jose on. Mingi riisi ja probiootikumidega. Selline SPF 50. Väga-väga kiidetud. Proovime ära. Siis mul jäi silma mingi selline toode. Pidi juuksed säravaks tegema. Siis jällegi üks väga kiidetud make-up spray, setting spray. Ma ei jaksa rohkem Martat hoida, ta on 11,5 kilo, nii et las ta natuke istub ka. Siis selline iduni ripsmekas. Mul on reaalselt nii hull nagu silmade kuivus. Ma ei tea, kas mul on nüüd see õietolmuallergia ka tulnud, võib-olla tõesti, aga silmad niimoodi kuivavad ja samas see ripsmetuss nagu lihtsalt pudeneb siia alla, kõik need Maybellini omad. Seega ma proovin seda iduni oma. Ta on küll pruuni värvi, musta ei olnud enam laos. Selline siis. Ja pidavad siis 38 kraadise sooja veega maha tulema ka. Ma just kukutasin oma telo endal varvu peale, mul on nii valus. Ja viimasena Vivien Sabo sellised peitekreemid. Päris odavad olid, siis mõtlesin, ma proovin ära. See läheb silma alla ja siin peab olema üks väga päevitunud nahk, sest see on suht oranž. Aga no netist ongi väga raske aru saada. Vot, mina ja mu sidekick siin siis tegime teile väikse hauli. Loodan, et oli põnev. Mulle endale täiega meeldib teiste haule vaadata. Oi, kuulge, see lakku jääb nagu väga toredasti. Jah, nii et ma pakin trenniks asjad valmis. Marta veel ei tea seda. Kohe tuleb Metal Breakdown, kui ma ära lähen. Ja siis lähen body balance'isse. Natukene venitan, möllan ringi. Väga ootan juba trenni. Mis teed teissiga? Mingi, oota, las ma setin su labeme korda. Marta, kas sina olidki see barber, kelle juures täna issi käis või? Jah. No. Emme rääkis liiga palju. Mis mureks? Väga huvitav lähenemine. Kui sa oled siiani jõudnud, siis suur aitäh sulle. See vlog tuli üle tunni aja pikk, aga ma siiralt loodan, et sul oli ikkagi tore vaadata. Praegu, kui ma seda klippi salvestan, siis tänase seisuga on Marta 4 päeva pärast 1-aastane. Ja see on crazy, sest alles ta sündis, alles ma õppisin olema ema ja see algus, nagu te mäletate, oli väga-väga raske tegelikult. Esimesed 3 kuud ja siis, kui tal see uneteema oli seal 6. kuu ajal. Aga nüüd ma lihtsalt ei jõua nagu ära kiita. Kui äge, kui vahva, kui rõõmus laps meil on ja ma olen selle üle nii õnnelik. Ja ma lihtsalt tahtsingi siia natuke reflekteerida vlogi lõppu ja natuke heietada. Nii et see oli meie viimane osa siis seeriast Argipäev beebiga, sest et Marta varsti enam ei ole beebi ja jätkame siis tavapäraste vlogidega ja ma loodan, et ma ikkagi vähemalt korra kuus siia jõuan. Seniks aga siis saate mind Instas jälgida, seal ma jagan tõesti igapäevast sisu palju rohkem storydes. Veel kord aitäh ja näeme juba varsti. Tšau!